selguse mõttes ütlen kohe ära, et meie liikmed ei ole mitte üksikisikud, vaid on organisatsioonid. Neid on kokku 48 üle Eesti ja meil on ka lisaks veel 5 toetaja liikmesorganisatsiooni. Nii et see võrgustik on päris suur ja meie liikmesorganisatsioonidel enamasti on ka veel oma liikmesorganisatsioonid, et kokku on neid suuremaid ja väiksemaid ühinguid meie võrgustikus ja need kõik siis tegelevad kas krooniliste haigete või puuetega inimestega, on üle 200 ühingu. Ja inimesi nende ühingute kaudu kuulub meie katuse alla ligikaudu 22 000. Need on siis kõik inimesed, kes on liitunud siis ametlikult mingisuguse MTÜ-ga, kes kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustikku. Ja kui nüüd COVID ei piinaks ega ei piiraks meid, siis me ilmselt kohtuksime selles majas Tallinna kesklinnas Toompuiestee 10, kus on siis Eesti Puuetega Inimeste Koja ruumid, mis on ligipääsetavad erinevate puude liikidega inimestele ka ja siis sa saab hoovi poolt, et võib-olla osad teist on ka meie juurde päriselt sattunud. Miks meid üldse vaja on, ja mis meie roll on Eesti riigis ja laiemalt ka? Siia ühele slaidile olen ma kokku pressinud tegelikult väga väikese kokkuvõtte, sellise võiks öelda nagu kontsentraadi sellest, mida me igapäevaselt heade kolleegidega siis teeme. Meid on tegevmeeskonnas kokku 6 ja üks inimene siis on ühe projekti raames ehk tähtajalise lepinguga, et päris pisikene meeskond, aga püüame anda oma parima. Meie roll riigi mõistes on olla siis seista puuetega inimeste ja krooniliste haigute õiguste ja huvide eest siis riiklikul tasandil ja ka avalikkuse ees, et see on päris suur väljakutse ja see tähendab väga erinevaid asju. Näiteks tähendab see pikkade tüütute seaduseelnõude lugemist ja sinna siis muudatusettepanekute tegemist. See tähendab ka meedias erineval moel sõnavõtmist. See tähendab ka näiteks erasektori nõustamist, kuidas mingit teenust pakkuda ligipääsetavalt või kuidas mingit rajatist teha ligipääsetavalt. See tähendab paljusid asju, aga need haigustega inimeste huvide ja õiguste kaitse. Meil on ka rahvusvahelise töö tasand ja seda me siis teeme eelkõige kuuludes ise Euroopa 2 katusorganisatsiooni, nii puuetega inimeste foorumisse kui patsientide foorumisse. Et Eestis on see eripära, et meil ei ole eraldi patsiendiorganisatsioonide katust, nii nagu teistes Euroopa riikides vist kõigis peale meie on. Et me oleme väiksed ja kunagi on niimoodi kujunenud välja, et meil on ainult üks katus ja see muidugi tähendab meile meie töös rohkem väljakutseid, sest me peame tegelema nii tervishoiu, sotsiaalhariduse ja ligipääsetavuse valdkonnaga nagu samaväärselt. Teisalt see tähendab seda, et meil on tegelikult väga hea tervikvaade sellest, kuidas inimesed erinevate süsteemide vahel pendeldavad ja kuidas need süsteemid võiks inimese abistamiseks omavahel paremini ühendatud olla. Ja nüüd siis need teemad, millega me ka tegeleme, millest ma täna lähemalt räägin, on siis puuetega inimeste ja nende lähedaste tasuta nõustamine ja teiseks siis kogu valdkonna info vahendamine siis puuetega inimestele ja nende lähedastele. Ja ma ei hakka, mida me pakume üksikisikutele ja seda nõustamisteenust on meil laias laastus 2 liiki, on juriidilist nõustamist ja sotsiaalnõustamist. Ja kõigepealt ma räägin juriidilisest nõustamisest, mis omakorda jaguneb 2 ossa siis teemade järgi.
siin slaidil nüüd ülalpool rahastusel, ka kui see välja kuulutatakse, et seda teenust saaks meie juures edasi ja seda siis osutavad meie partneri sihtasutuse õigusteenuste büroo ja selle nõustamise teemad on sellised elukondlikud üleüldised teemad, näiteks perekonnaõigus, pärimisega seotud, eestkostega seotud küsimused, näiteks täitemenetlus ehk siis näiteks erinevad võlgadega seotud teemad, aga ka näiteks sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise küsimused just sellise juriidilise nurga alt. Ja see teenus on keskmise, raske ja sügava puudega inimestele ja ka nende pereliikmetele ja seaduslikele esindajatele tasuta. Ja selle teenuse saamiseks siis on vaja eelregistreeruda telefonil 53 850 005 ja seda registreerimist saab siis teha esmaspäevast neljapäevani kella 10-st 16-ni ja see on mobiiltelefon, sinna saab ka telefoni teel juba lepitakse siis juristiga kokku, et kas edasine nõustamine vajab kohtumist või saab seda teha telefoni teel või Skype'i teel, eriti viimasel aastal on just neid viise rohkem kasutatud. Ja Tallinnas siis enne koroonaaega jurist käis Eesti Puuetega Inimeste Kojas üks kord nädalas kohal ja see nõustamine toimus üle Eesti kõigis maakondlikes kodades, siis väiksemates maakondades harvemini, näiteks kord kuus ühel päeval ja suuremates kodades võib-olla 2 korda kuus. Et praegu on see kõik muutunud ja toimub enamasti siis telefoni või Skype'i või kirja teel. Aga loodame, et siis ühel heal päeval käivitub see endine kontaktnõustamine ka üle Eesti. Nüüd teine juriidiline nõustamine on hästi spetsiifiline ja puudutab siis tööealisi, kel on küsimusi, muresid, segadust hindamispuude tuvastamise teemadega. See on samamoodi meil projektiteenus, see on rahastatud siis Euroopa Sotsiaalfondist, Sotsiaalministeeriumi ja Innove kaudu. Nüüd siis enam Innovet ei ole, aga Riigi Tugiteenuste Keskus seda poolt siis koordineerib ja seda lepingut me pikendasime õnnestunult, aga ainult selle aasta lõpuni ja sügisel siis selgub, et mis saab sellest teenusest järgmisel aastal, aga hetkel see veel kenasti toimib. See on samamoodi tasuta, aga see on siis ainult tööealistele ja tehtavaid puude tuvastamise otsuseid ja ka selle taotluse täitmist, kui on abi vaja ja töötukassas tehtavaid töövõime hindamise otsuseid. Ja ka sellele nõustamisele on vaja eelregistreerida ja seda saab siis teha telefonil 6715909 või siis e-posti teel kirjutades nõustaja@epikoda.ee. Seda nõustamist pakub üks konkreetne ja siin meie juures ja samamoodi viimasel aastal on siis päris palju sellest nõustamisest toimunud telefoni teel nii-öelda kaugelt, aga on võimalik ka kontaktkohtumisena ja sageli inimesed, kes pöörduvad, eelistavad ikkagi tulla koha peale, et meil on kõik nõuded selleks täideti. Ma nüüd lasen selle slaidi eest ära, aga pärast me jagame kõigi osavõtjatega neid slaide, et kui kellelgi jäi mingi info siit nüüd kirja panemata, mida te vajate, et siis see kuskil ei kao.
Ja teine nõustamise liik siis lisaks juriidilise nõustamisele on sotsiaalne nõustamine, mis siis puudutab eelkõige inimestele nende õiguste selgitamist ja ka me aitame ka orienteeruda selles rägastikus, mis on Eestis kahjuks tekkinud abi saamisel. Et need erinevad teenused ja toetused, milleks puudega inimestel on õigused ja ka inimestel, kellel ei ole ametlik puue, aga kellel on siiski abivajadus, et need teenused ja toetused on pillutatud ja kohaliku omavalitseva inimestel on hästi keeruline. Tegeleme ka sellega ja proovime riiki survestada ja nõu anda, et kuidas need süsteemid oleksid lihtsamad ja inimsõbralikumad. Aga teisalt, nii kaua kuni see keeruline maailm säilib, siis me anname üksikisikutele nõu ja juhatame nad õige niidi otsa peale, et kust alustada, milleks see õigus on ja kuidas nagu liikuda selles süsteemis. Ja seda teevad siis meie peaspetsialistid ja mina ka. Ja selleks tuleb lihtsalt pöörduda teile sobival ajal tööpäeviti, kas siis telefoni või meiliaadressil. Üldmeiliaadress on epikoda@epikoda.ee ja telefonid, millele siis helistada on 661 või 661 6614. Nõnda. Ja teine selline tegevus, mis meil on suunatud tegelikult väga palju üksikisiku tasandile, on siis see erineva info jagamine. Et küllap olete märganud aastate jooksul, et kui varasemal ajal puuetega inimeste organisatsioonid nagu kasu nendesse kuulumisest ja nende infolistides olemisest oligi see, et saada informatsiooni, siis tänaseks päevaks on see roll muutunud. Et me lihtsalt mitte ei jaga seda, mis meile nii-öelda sisse tuleb, vaid me ka tõlgime seda informatsiooni inimkeelde. Me aitame sorteerida seda, mis võiks olla vajalik ja me siis püüame seda infot kanaldada erinevatel viisidel, infokandjatel, tegelikult iga inimene, kellel on huvi ja kellel on seda valdkonna infot vaja, et millised on seaduseuuendused, kas midagi toetaja teenuste süsteemis on näiteks muutunud, kuhu pääseb ligi, kus midagi põnevat korraldatakse sihtgrupile. Et me püüame seda infot, mis meile meeletus koguses sisse tuleb ja mida me ka ise toodame, siis nagu teisendada sellisesse vormi, et igal inimesel oleks võimalik sellest hästi aru saada. Ja meil on endal selle jaoks siis mitu erinevat infokanalit, nendest nüüd natukene räägin. Ja kõige, ma ütleksin, selline põhjalikum on meie kodulehekülg, mis 2019 lõpus läbis nii sisu kui vormi poolest uuenduskuuri. Julgen öelda, et ta on kaasaegne ja kasutajasõbralik ja selle aadress on www.epikoda.ee ja see on siis esiplaanil kohe, kui te lähete avalehele. Ma vaatan, kas õnnestub ka siit otse korra uudis, aga et võib-olla teid, ma loodan, et te nüüd näete, et see on nüüd avaleht, kui te lahti teete, siin on kõige viimased uudised. Iga uudise peal saab siis klikkida ja siit saab neid veel rohkem avada. Ja siis, kui te allapoole kerite, siis on sellised erinevad sisenemisteekonnad, et mis rollist te sisenete, et kui siia erivajadusega inimesele rubriiki siseneda, siis siit omakorda avanevad siis erinevad sellised alamlehed, et te saate siis sirvida ja leida selle, mis just teile nagu hetkel oluline on, et näiteks teeme siit sotsiaalteenused lahti.
et siis need on omakorda jaotatud riigi poolt pakutavateks ja kohaliku omavalitsuse poolt pakutavateks. Ja siit omakorda on võimalik konkreetse teema kohta lugeda. Me oleme püüdnud olla lühidad ja pakkuda siis linke, kust siis avaneb põhjalikum info. Näiteks siit saab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljele, et lugeda edasi siis selle teema kohta, et mitte koormata teid selle infoga siin meie lehel juba üle. Ja siin lehel on siis ka koja enda kohta käiv info, igasugune dokumentatsioon, siis on meie tegevused, näiteks see sama nõustamine, millest ma rääkisin, on siin lahti kirjutatud kõikides kontaktides ja muidugi, kuidas meiega ühendust võtta, on siin ka kenasti, näiteks praegu millised on meie lahtioleku aja, siis meie kontaktid, nii et see info on kenasti kättesaadav ja alates eelmisest aastast siis on päris palju infot tõlgitud meie koduleheküljel ka inglise ja vene keelde, aga mitte kõik alamlehed ja mitte kõiki jooksvaid tekste me ei jõua tõlkida, et nii palju, kui me jaksame, aga selline üldinfo on tõlgitud. Nii, kuidas ma nüüd sinna slaidisuusse tagasi saan? Äkki nii, jah. Siis on veel selline lühem formaat, mis tuleb igakuiselt, on Epikoja e-uudiskiri ja see sobib hästi inimesele, kes tahab saada kompaktselt infot, mitte liiga tihti ja et tema eest tehakse see töö ära, nii-öelda kokkupakkimine ja uudiskirjale saajaks registreeruda saab siis meie kodulehekülje avaleheküljel, kui te kerite selle allapoole, seal on vastav vorm või teine variant, et te kirjutate meile üldpostkasti epikoda@epikoda.ee liituda uudiskirjaga ja siis me lisame teie nime uudiskirja. Meil on ka paberil väljaanne just sellepärast, et kõik inimesed ei tarbi digitaalset informatsiooni. On ajakiri Sinuga, mis saab varsti juba 30 aastat. tellimine.ee ja sealt otsite siis märksõnaga Sinuga ja saate sellele lehele, kus saate oma andmed sisestada ja teha pangamakse ja ajakiri tuleb teile koju postkasti. Ja ajakirjas on siis sellised pikemad lood, et kui uudiskiri on hästi lühikesed tekstid, siis ajakirjas on ka persoonilood ja sellised kirjeldused headest praktikatest, intervjuud, reportaažid ja ka praktilised näpunäited, kust abi saada. Siis meil on oma raadiosaade, mida siis nimetatakse välismaakeelse nimega podcast, aga eesti keeles on ta taskuhääling ja seda siis teeb meie juhatuse liige Jakob Rosin ja igas kuus ilmub üks uus episood erinevatel teemadel. Ja kes on podcastide kuulajad, siis te leiate selle märksõnaga Epikoda erinevatelt podcastide platvormidelt, kas siis Apple'ist või Spotify'st või YouTube'ist ja meie koduleheküljelt te leiate ka need podcastid ülesse, et need on viimased 2 aastat ilmunud. Ja me oleme muidugi ka sotsiaalmeedias, ka tänane puuetega inimeste infopäev kantakse seal üle, et kuidas siis muidu tänapäeval, et kes on Facebooki kasutajad, siis saate hakata meie jälgijaks ja Facebook on kindlasti kõige operatiivsem kanal, aga ta on võib-olla ka kõige sellisem mitteformaalsem, et seal me jagame ka hästi palju selliste teiste puuetega inimeste organisatsioonide infot, kas toimub mingeid üritusi, sündmusi,
ja see, ta on natuke selles mõttes nagu selline võib-olla meelelahutuslikum kui näiteks on meie kodulehekülg, mis on olemuselt ikkagi ametlik. Ja meil on ka oma YouTube'i kanal, mida hea kolleeg Vladislav, kes liitus meie meeskonnaga eelmise aasta lõpus, on väga tublilt arendanud, siis leiate samamoodi YouTube'ist märksõnaga EPIKoda ja seal on siis erinevad õppefilmid, seal on ka päris huvitavaid vanu filme, mida Vladislav on taastanud ja seal on ka leitavad siis näiteks meie eelmise aasta lõpu kampaania videod, mis on ligipääsetavad ja nii eesti kui vene keeles. Minu aeg saab kohe läbi, aga näitan teile ka veel ühte puuetega ja erivajadustega laste vanematele ja noortele suunatud käsiraamatut, mille viimane versioon tuli välja 2019 ja selle nimi on Teekond erilise lapse kõrval ja see on siis praegu kättesaadav nii eesti kui vene keeles meie koduleheküljelt, et paberkandjal, kuigi me oleme väga palju seda juurde trükkinud, on ta otsakorral, et venekeelset raamatut veel meie juures siit saab, kui te kirjutate ja lepite aja kokku ja tulete järgi. Aga eestikeelsed on sisuliselt otsas, õnneks kättesaadavad veebis. Ja kellel nüüd tekkis tahtmine ja puudub igasugune kokkupuude meie liikmesorganisatsioonidega, siis meiega liituda ei saa, sest me ei võta üksikisikust liikmeid kahjuks. Aga kui te meie koduleheküljelt sirvite meie liikmesorganisatsioone, siis kindlasti te leiate mõne, millesse oleks võib-olla kasulik kuuluda ja tunda seda küünarnuki tunnet teiste inimestega, kellel on siis samasugused probleemid. Et te saate siis kas puudeliigipõhiselt või diagnoosipõhiselt leida endale nii-öelda kodu või sobiva ühingu või siis maakondliku koja põhiselt, et saate siit alustada, näiteks olete Järvamaa inimene ja pöörduda Järvamaa kotta ja leida siis endale ühe kohaliku ühingu, kui teil nüüd tekkis huvi, et kuidas mina saaksin olla EPIKoja liige. Nõnda. Tänan teid kuulamise eest. Mulle tundub, et küsimusteks enam aega ei jää. Ma näen, et chati on tulnud teksti, aga siin vist ei ole sisulisi küsimusi, mulle tundub. Tauno, paranda mind, kui ma eksin. Ja, Anneli, aitäh, Anneli. Chatis tõepoolest pole sisulisi küsimusi Annelile, aga vaatan, et ka YouTube'is ja Facebookis ei ole huvi küsimusi esitada hetkel. Siis järelikult mina teen järelduse, et ettekanne oli väga selge. Väga selge, kõik oluline oli öeldud ja kõik viited, kust edasi infot otsida või juurde küsida on antud. Et ma panen siia chati ka nüüd järgmiste ettekannete ajal need meie kodulehekülje aadressi ja meie kontaktandmed, et siis on nagu kindel, et kellelgi ei kao mingi infosaba ära, et võtke ühendust kas siis tänastes küsimustes või mis iganes päeval teil on tunne, et tahaks saada tuge, nõu ja abi. Ja, aitäh, aga Anneli, enne kui Anneli ära laseme, et siis küsin, et kas keegi tahab suuliselt midagi küsida oma näo ja häälega Anneli käest? Paistab, et mitte. Et järelikult me oleme oma kommunikatsioonitööd teinud piisavalt hästi. Oota, mul on üks küsimus. Ja, Tomil on küsimus. Ja. Et kas EPIKoja silmis või arvates on puudu mingisugusest mingit haigust või mingit puuet puudutavast sellisest ühingust või liidust? Siuke küsimus. Ja, on jah, ja ühe teemaga me tegeleme. Meil on üks projekt, mille eesmärk on, et Eestis tekiks siis psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide katusorganisatsioon ja see puudutab siis psüühikahäire just seda vaimse tervise serva ehk siis erinevaid psüühilisi haigusi.
et meil on olemas vaimupuudega inimeste organisatsioon ja meil on isegi olemas 2 autismiga inimesi koondavat organisatsiooni, aga sellised psüühilised haigused täna on veel üksikuid ühinguid, nad ei ole koondunud katuseks, nii et see on puudu. Ja siis näiteks ei ole kahjuks ka südamehaigete katusorganisatsiooni, et me teame ju, et südame- ja veresoonkonna haigused on peamine surmapõhjus Eestis kahjuks, aga ka aja jooksul kunagi oli see ühing, suri välja, nüüd on kohtadel on sellised väiksed ühingud, aga et nad ei ole ka leidnud nagu energiat koonduda ühiseks katuseks, et need on nagu peamised sellised ja siis näiteks ei ole HIV-iga inimeste ühing ja siis veel võib seal nagu peenemaks minna ja näiteks lastetusega inimeste ühingut, et selliseid teemasid on, mis millegipärast Eestis ei ole arenenud, aga meie ei saa neid ka nagu ülevalt alla nii-öelda luua, et kodanikuühiskonnas peaks see initsiatiiv kuidagi ise tekkima, et me saame toetada, kui keegi pöördub ja tahab nõu. Aitäh! Aitäh Tomile selle küsimuse eest ja Annelile vastamast. Kas on veel kellelgi küsimus? Mul on veel küsimus. Kas inimeste kojas, kuidas abi pöörduda, otsida üles puuetega inimeste võistlused, mis on ainult puudega inimestele? Ja aitäh selle põneva küsimuse eest. Eestis on ka selline katusorganisatsioon nagu Eesti Paraolümpiakomitee, mis koondab enda alla just neid puuetega inimeste organisatsioone, mis siis tegelevad sportimise ja liikumise edendamisega erivajadustega inimeste hulgas. Nii et neid võimalusi tasub uurida Eesti Paraolümpiakomiteest. Ma hetke pärast panen chatti ka need kontaktid, et meil on Paraolümpiakomiteega hea koostöö, aga me ei ole nagu üks ja sama organisatsioon. Aitäh vastuse eest.